Osa number 2, kuidas ma olin aasta koos nartsissistliku, manipulatiivse, valeliku kolumlasega ja kuidas ta lõpuks keset ööd Prantsusmaale põgenes oma armukesega või võib-olla oli mina armuke, we will never know. Esimene osa lõppes selles punktis, kus ma sain korraga aru, et tüüp elab minu juures ja kuidas tal õnnestus 6 aega mängida täiuslikku elukaaslase rolli. Andreesi-sugused tõprad teavad sinu kohta absoluutselt kõike. Nad teavad, mida sa vajad, mida sa soovid, mida sa ihaldad, millest sa puudust tunned. Kuidas? Sellepärast, et esimesed nädalad on nad sinuga konstantses kontaktis. Me räägime sadadest sõnumitest, me räägime telefonikõnedest, me räägime sellest, et ta on kogu aeg sinu ukse taga ja ta küsib ja ta uurib ja ta pärib. Ja sulle ehk tundub, et vau, lõpuks ometi ma leidsin ühe mehe, keda päriselt huvitab, kuidas mul läheb, ta kuulab mind. Reaalsuses ta lihtsalt kogub informatsiooni, mida pärast sinu vastu ära kasutada. Tal on väga lihtne mängida seda täiusliku elukaaslase rolli, sest ta teab täpselt, millist meest sa otsid. Võib-olla sa rääkisid talle, et minu eelmine elukaaslane mitte kunagi toonud mulle lilli. Teate, kes järgmine päev teie ukse taga on suure lillekilbuga, see sama tüüp. Ehk siis väga lihtne on ära armuda sellisesse tüüpi. Tema jaoks on see mäng, aga sinu jaoks on see päris elu, sinu jaoks see tundub nii tõene. Ja veel ekstra ta valab üle siin komplimentidega, eks ole, sa oled nii ilus, sa oled vaimustav. Ma ei ole mitte kunagi nii erilist naist oma elus kohanud ja siis sa langed sinna lõksu ja kui sa sinna lõksu langed, oi kui raske sealt on välja pääseda. Ja üks hetk sa tunned ennast turvaliselt. Sa lased oma valvel maha minna, eks ole. Ja see on see hetk, kui kõik muutub. Ehk siis tema on püüdnud sind lõksu ja nüüd hakkab faas number 2. Ma ilmselgelt tänaseks päevaks enam ei mäleta kõiki neid situatsioone, mis meil tekkisid, eks ole. Aga ma toon teile kategooriatena välja nagu enam-vähem need, mida ma kõige eredamalt mäletan. Ära varasta mu sõpru probleem. Päris alguses tal oli pigem mure sellepärast, et miks sulle mu sõbrad ei meeldi, aga mul ei saanudki ta sõbrad meeldida, sest kõik ta sõbrad, peaaegu kõik, olid kodutud narkarid. Ja tihti peale me saime kokku keset tööd kusagil pargis. Ja ma mäletan, ma mõtlesin, mida ma teen siin, ma ei taha siin olla. Aga ühel nendest õhtutest seal samast pargis sain ma tuttavaks Roksiga. Roksi oli üks tüdruk, kellega Andrees oli päris alguses, kui ta Malagasse kolis tuttavaks saanud. Ehk siis Andreesi peas oli Roksi tema sõbranna enne kui minu sõbranna. Aga me hakkasime Roksiga mega hästi läbi saama ja me hakkasime koos ilma Andreesita väljas käima ja Andreesile see absoluutselt ei meeldinud. Miks ma ei tea, kas ta oli armukade või ta lihtsalt nii väga tahtis dikteerida, kellega ma tohin väljas käia või kellega mitte. Või võib-olla ta kartis, et Roksil on mingit informatsiooni minuga jagada, mida ta ei taha, et minuga jagatakse. Ma ei tea, aga ta võttis oma elu eesmärgiks meie sõprust rikkuda. Tema taktika number 1 oli, ta ise lõpetas igasuguse suhtluse Roksiga ja mulle rääkis, et Roksi on kohutavalt halb inimene ja kõlba mulle sõbrannaks. Ta rääkis, et Roksi oli kõik tema asjad ära varastanud ja need maha müünud ja jumala eest ära saa Roksiga läbi. Aga ma teadsin paremini selles mõttes, et Andreesil oli algusest peale minuga mega raske, sest ma ei olnud selline alandlik naisterahvas, kes kuulas oma mehe sõna. Mina teen, mida mina tahan, eks ole. Mina käin läbi nende inimestega, kellega ma tahan läbi käia. Ja mina teen ise omad hinnangud. Nagu ma ei kuula pime silmi sinu hinnanguid ja siis ei käitu nende järel. Ma teen, mida ma tahan, eks ole. Ehk siis see taktika ei töötanud. Tema taktika number 2 oli ennast pildituks juua. Iga kord, kui ma Roksiga välja läksin, siis ta jõi ennast pildituks. Esimene kord ma mäletan, ta jõi kõik alkoholipudelid, mis mul kodus olid tühjaks, siis ta ropsis öö otsa ja siis järgmine hommik ta ütles mulle, et sina oled süüdi selles, et mina ennast nii halvasti tunnen. Ja järgmine kord ta jõi ennast taaskord pildituks, aga tänaval ja siis ta väitis mulle, et tal varastati rahakott ja telefon ära ja vaata, mis juhtub, kui sa Roksiga väljas käid. Aga lõppkokkuvõttes ükskõik, mis taktikat ta ka ei kasutanud, minu ja Roksi sõprust ei õnnestunud tal lõhkuda ja Roksiga saan ma läbi tänase päevani. Sa raudselt pagad oma eksiga probleem. Mu eks käis endiselt aeg-ajalt Malagas, iga kord, kui ta Malagas käis, siis ta ööbis minu juures ja iga kord, kui ta minu juures ööbis, siis Andrees põgenes. Nagu mina sundin teda lahkuma ja mu eksil oli jumala pohk, kas ta on seal või ei ole, ta ise võttis vastu otsuse ära minna. Ja siis algas sõnumite laviin. Aloo, amor, aloo. Ma tean, et sa magad temaga, saada endast pilt on raudselt sinu voodis. Ma tean, et sa petad. Aloo, amor. Ja kui ma Roksiga käisin väljas, mis talle ei meeldinud, eks ole, siis ta jõi ennast pildituks. Kui mul eks oli külas, mis talle ka ei meeldinud, siis
nagu need situatsioonid muutusid nii palju crazy-maks, nagu lihtsalt nii sürriks, et see oli nagu what? Üks nendest situatsioonidest oli see, et ta rääkis mulle, et ta oli nagu välja läinud, ta ei olnud üldse palju joonud, mingi gei väidetavalt oli talle joogi sisse midagi pistnud ja teda ära kasutanud vist, äkki ta ei ole kindel. Ja see kõik juhtus sellepärast, et mu eks tuli mulle külla ja ta oli nagu endast nii väljas ja siis seda ei oleks juhtunud, kui mu eks ei oleks mulle külla tulnud. Ja siis teinekord tal olid mega ilusad juuksed ja ta nägi hullult hea välja ja siis mul eks oli jälle külas ja ta ajas kõik oma juuksed maha ja ta nägi nii õudne välja ja siis ta väitis mulle taaskord, et ta tegi seda sellepärast, et ta tundis ennast nii halvasti ja mina olen selles kõiges süüdi, et tema nüüd kole on, et kui mu eks ei oleks mulle külla tulnud ja temal ei oleks seda hirmu olnud, et ma petan teda, siis ta ei oleks oma juuksed maha ajanud, nagu what? Selle 6 kuu jooksul ma ei petnud seda tõbrast mitte ühtegi kordana. Ma lähen oma sõbrannadega välja, probleem. Tema peas ei eksisteerinud sellist varianti, et ma lähen oma sõbrannadega välja, sest ma tahan nendega koos aega veeta, et ma tahan nendega baaris istuda ja juttu ajada, ma tahan nendega tantsima minna. Ta oli täiesti veendunud, et me läheme koos välja mehi lantima. Ja toona kõik mu sõbrantsid olid püsisuhtes. Ja ta oli 100% veendunud, et me kõik ühes koos läheme oma mehi petma. Ja sellistes situatsioonides ta ei piirdunud ainult sõnumite saatmise ja helistamisega, ta jälitas mind. Ma mäletan, et ükskord ma olin ühes baaris ja seal oli aken, kus sa näed tänavale. Ja ma seal tantsisin on ja mingi hetk ma näen, et tüüp seisab seal akna taga ja põrnitseb mind. Nagu ta rääkis mulle ka, et tal on sõbrad igal pool. Ta tunneb absoluutselt kõiki, nad kõik teavad, milline ma välja näen, nad kõik näevad kõike, mida ma teen ja raporteerivad talle, nii et ole ettevaatlik. Kunagi ta ütles mulle, et mingi sõber oli talle väitnud, et ma olin kellegagi koos olnud ja siis ma ütlesin talle ka, et palun anna kõikidele oma sõpradele teada, et nad teeks järgmine kord pildi või video veel parem on ju. Et tõestada, et ma olin kusagil kellegagi koos. Ma räägin, et selle 6 kuu jooksul, kui me koos olime, ma ei petnud seda tõbrast mitte ühtegi korda. Ma lõpuks ütlesin talle, et pane mulle GPS külge kaameraga ja mikrofoniga ja siis sa tead täpselt iga sekund, kus ma olen, kellega ma olen ja mida ma räägin. Nagu siis sa saad lihtsalt nagu maha rahuneda, et sa ei pea nagu jälitama mind mööda linna taga, eks ole, sa saad nagu energiat säästa, nüüd istu seal kodus ja lihtsalt vaata seda kuradi kaamerat ja siis sa tead täpselt, mida ma teen. Sa saad maha rahuneda äkki, aga ta ei olnud nõus sellega. Andreesi armukadedust on väga raske sõnadega kirjeldada, see oli kõik võimas, see oli jabur, see oli absurdne, aga mul on üks väga hea situatsioon sellel teemal. Me läksime tülli, tõenäoliselt jälle süüdistas mind milleski, mida ma ei teinud, aga see olukord toona ma oli nii jabur, et ma läksin endast nii välja, et ma tundsin, et kui ma kohe kodust ei lahku, siis ma lähen talle kallale, eks ma haarasin oma 2-3 asja ja ma läksin. Andres samal ajal oli täiesti veendunud, et pärast seda suurt tüli, mis meil oli, ma otsejoones läksin mingi teise tüübi voodisse. Ehk siis ta saatis mulle sõnumit, kus sa oled, kellega sa oled, mida sa teed. Kui ma sinna mäe otsa jõudsin, kui ma läksin maha rahunema, siis ma saatsin talle video. Ma olen mäe otsas. Jäta mu hing rahule. Ja ta oli täiesti veendunud, et ma petan teda seal samas mäe otsas. Keset neid okaspõõsaid. 100% veendunud. Kui ma sealt mäest alla hakkasin ronima, siis ma libisesin ja ma kukkusin ja okkalised põõsad, ehk siis ma kriipisin kõik oma jalad ära, nagu mu jalad eritsesid. Kui ma koju jõudsin, siis ta ütles, et miskit ei klapi siin. Sa kunagi ütlesid mulle, et sa ei kuku. Liis ei kuku ju. Ehk siis, sa raudselt valetad mulle ja sa raudselt petsid mind seal mäe otsas mingi tüübiga. Nagu tunnista üles, ma tean, et sa petsid mind. Sellised lood siis. Ma järgmises videos räägin teile veel mõningatest situatsioonidest, mis meil tekkis ja kuidas see esimene pool aastat meil lõppes. Ja siis, milline see järgmine pool aastat oli. Näeme järgmine kord.